Tervist! Täna siis räägime, olen siia kutsutud selle eesmärgiga, et teile anda ülevaade, millega Tallinna linnavalgustuses õigupoolest tegeleb. See on vist see, millega ma saan slaidi edasi panna, jah? Väga hea. Minust olen siis valgustusdisainer, vabakutseline. Tegutsen ka lektorina Eesti Kunstiakadeemia ruumikujunduse õppekaval. Õpetan sellist ainet nagu valgustustehnika ja viin läbi ka siin-seal täiendõppe kursuseid. Siin on siis ajajoonel, ütleme, kuni senise rollini minu tee kirjeldatud. Aga mitte sellest ei tulnud ma teile täna rääkima. Tulin teile rääkima sellest, mis siis Tallinna linnavalgustusega toimub või ei toimu. Et meil on käsil erinevad programmid. Kõigepealt räägikski algatuseks igava jutu ära ja räägiks teile natukene sellest, kaugel me oleme tehnoloogiliselt. Tallinnas on siis circa 73 000 valgustuspunkti, millest tänaseks LED valgusallikatega vastu on vahetatud circa 62%. Miks just LED-tehnoloogia? LED-tehnoloogia on teadaolevalt hetkel kõige energiasäästlikum valgustustehnoloogia. Aga valgustuse mõttes on ka LED-tehnoloogial teistsugused parameetrid, mis siis määravad ära valguse mitte kvantiteedi, vaid kvaliteedi. Ja mida me sellega siis tahame teha? Teatavasti meil on tänavatel, kõik on näinud kollase spektriga naatriumvalgusteid. Nende valgustite värviedastus on umbes 20%, mis tähendab seda, et selle valgusega näeme me umbes 20% tõeseid värve võrreldes päikese valgusega. See hea nägemisülesande tegemise jaoks ei ole piisav. Et tänavavalgustuses täna on värviedastuse nõue vähemalt 70 Watt. Ja lisaks veel muud siis kvalitatiivsed karakteristikad nagu valguse värvsustemperatuur. On väga palju uuritud seda, et sinine valgus rikub meie ööund, ehk siis hoolitseme ka selle eest, et Tallinnas ei oleks väga sinist valgust. Juba ammusest ajast on Tallinna linnas paigaldatud vaid 3000 Kelvinit värvsustemperatuuriga valgusteid, magalate rajoonides juba veel soojemaid. Mida me siis prioriteediks peame? Me peame prioriteediks kodanike turvatunnet. Me peame prioriteediks seda, et valgustusvõrk töötaks efektiivselt nii energeetilises kui ka näiteks hoolduse mõttes. Me tahaksime, et linnavalgustus oleks paindlik, ehk kui teil kodanikuna on mure, et meil oleks võimalik seda kiiresti lahendada. Jõuame detailselt selleni pisut hiljem. Siis optimaalne valgustite kasutamine, et valgusteid ei oleks mitte liiga palju, ei oleks liiga vähe, vaid oleks piisavalt selle jaoks, et meil kõigil oleks hea ja turvaline linnaruumis viibida ja meil oleks ka linnaruumi ilus vaadata. Siis valgusreostuse vähendamine, väga oluline. Inimesed, kellele on kunagi tänavavalgustuslamp tuppa paistnud, ilmselt ei tahaks seda olukorda korrata. Ja kui see olukord peaks korduma, siis pöörduge Tallinna linna poole, leiame rohtu. Siis arhitektuur. Meil on Tallinna linnas väga palju arhitektuuri, mis väärib väärikat valgustust, aga seda tuleb teha teadlikult, selliselt ei tekitataks täiendavat valgusreostust juurde. Ja üldiselt heade emotsioonide ja heaolu loomine erinevate valgusinstallatsioonide, valgusfestivalidega, ka talvise kaunistusvalgustusega ja muus osas hea ja esteetilise linnaruumi loomisega. Siin on siis välja toodud meie erinevad tegevussuunad, millega me tegeleme. Võib-olla sellel pikemalt ei peatu. Lähme kohe linna juurde. See on teile kõigile tuttav Tallinna siluett, kilukarbi siluett võib isegi öelda. Ja mis siit pildilt kõige teravamalt välja tuleb, on see osa siin.
see osa siin. Me näeme, pilt on tehtud mere poolt. Me näeme otse prožektori valgusvihku liikumas mere suunas. Ja see on tegelikult Tallinna kilukarbi silueti üks hetkel kõige põletavamaid probleeme. Et Tallinna Sadam oma kõrgete valgustusmastidega ja üles suunatud valgustitega rikuvad meie linna kuvandit siis külaliste silmis. Ja Tallinna Sadama puhul siis ütleks, et on tegu ühe kõige suurema valgusreostuse allikaga Tallinnas. Ta ei põhjusta valgusreostust mitte ainult maal, vaid ka merel. Et kutsun, kui siin on Tallinna Sadama esindajaid, siis kutsun dialoogi pidama nende probleemide lahendamise jaoks. Küll aga mida me võime siit veel näha on see, et meil on hooned väga erinevalt valgustatud. Kirikutornid peamiselt, mis välja paistavad, nende vahel puudub visuaalne hierarhia ja üleüldse elementide vahel kipub olema selline vähem terviklik pilt. Ehk siis, et meie tegelikult Tallinna linnas samm-sammult ka nende hoonete valgustusega tegeleme ka kirikutega ja tegeleme tulevikus ka kindlasti sellega, et kogu see pilt saaks siis harmooniline. Tehnilist juttu. Meil on käimas selline asi nagu LED-i vahetusprogramm, nagu enne ka mainisin, vahetame vanad tüüpi valgustid LED-valgustite vastu. Siit te võite näha siis, mis on see progress seni ajani olnud. Kes ei tea, siis Tallinna linnavalgustust hetkel valmistatakse ette selleks, et hankida linnale linnavalgustuse juhtimissüsteem. Linnavalgustuse juhtimissüsteemi jaoks, kes on projekteerinud Tallinna avalikku ruumi, teab, et nõudeks on Saaga soklite olemasolu. See annab meile võimaluse paigaldada siis valgustitele juhtimiskontrollerid, valgustid juhtimisse võtta ja teha nendega väga mitmesuguseid asju, millest ma teile natukese aja pärast kohe räägin. Siis me võime vaadata seda, et kuidas on elektritarbimine ajas muutunud. Et meie elektritarbimine kukub siuke suurusjärgus 2000 megavatt-tundi aastas püsivas tempos. Ja see on siis see LED-i vahetuse otsene mõju. Ja mida see siis rahanumbrites tähendab? Rahanumbrites me võime vaadata, et kui Tallinn 2024 aastal maksis 2,1 miljonit eurot elektriarveid, siis 2025 oli see juba 19, peab sinna alla 20 000, 1,9 miljonit. Ja mis on siis see suur 2022 maksumuse piik? See on ülemaailmne energiakriis, kus energia läks lihtsalt ühel hetkel üle mõistuse kalliks. Ja kuidas me saame seda energiat kokku hoida, on valgustust juhtida. Lisaks, mis meil veel siis on sellised põhilised töödokumendid, hämardusgraafik. Jällegi kõik, kes on Tallinna linnale projekteerinud, teavad, et valgustit tuleb eelprogrammeerida vastavalt hämardusgraafikule ja hämardusgraafik on siis jaotatud vastavalt siis sõidutee, kõnnitee ja konfliktipiirkonna valgustusklassidele ja kellaajaliselt hämardatud. Me võime näha printsiibis seda, et esimene pool ööd on meil rohkem valgust ja südaöösel, kus inimesi liigub vähem, on vähem valgust puhtalt energiasäästu põhimõtetel. Ja siin all on veel eraldi välja toodud, kuidas hämardatakse siis spordiväljakuid, koerteväljakuid, mänguväljakuid, lasteaedade mänguväljakuid ja väliseid jõuväljakuid. Ja selle graafiku alusel sisuliselt kogu energiasääst tugineb. Siis tänavavalgustuse osas peame rääkima hooldusest. Ei pääse sellest mööda. Kui me projekteerime valgustuspaigaldisi, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas neid asju tulevikus hakatakse hooldama, kuidas selle maksumus on prognoositud ja kuidas me saaksime seda teha efektiivsemalt.
Need on nüüd 2023 andmed, mõnevõrra vanad, aga annavad ka tänapäeva perspektiivis pildi ette. Ehk siis enamus probleemi on sellest, et valgusallikas on läbi. Naatriumlambi eluiga on circa 20 000 tundi, 15 kuni 20 000 tundi ja LED-valguste eluiga 100 000 tundi. Ehk siis, kui me võtame sellelt valemist ära valgusallikate vahetuse, siis me võime kohe öelda, et hoolduskulud langevad tugevalt. Ja suur osa on ka ajutisi võrgust tulenevaid rikkeid. Valgustist tulenevaid rikke circa 10%, tegelikult üsna vähe. Ja kus meil on kõigil midagi ära teha või kas või kui ise ei tee, siis korrale kutsuda, et vandalismist ja liiklusõnnetusest tulenevalt on meil 5% kõikidest riketest. See on see midagi, mida me saame kõik oma käitumisega muuta. Siis rääkisin juba linnavalgustuse valgustuspunkti põhisest juhtimissüsteemist natukene. Miks me seda uut juhtimissüsteemi siis õigupoolest vajame? Olemasolev süsteem on loodud 2015 aastal ja on omadega juba amortiseerumise äärel, on oma kasuliku elu ja niipidi juba ära elanud. Projekteeriti ta 10 aastaks tol ajal. Küll aga ta töötab praegu, selles suhtes midagi katastroofilist ei ole. 2023 aastal tegime pilootprojekti, valisime 16 asukohta ja võtsime kasutusele 6 erinevat süsteemi ja tegime siis nende põhjal uuringu, et saada teada, millist juhtimissüsteemi siis meil tegelikult täpselt vaja on. Mida me siis juhtimissüsteemiga loome? Me loome digitaalse linnavärava tegelikult, et inimesed erinevad teenused, ka mitte valgustusega seotud teenused, mis vajavad andmeid, saavad tegelikult kasutada seda digitaalset linnaväravat, mis asub siis 73 000 kohas Tallinnas, et koguda linna kohta erinevaid andmeid. Liikuvusandmeid, seal temperatuur, siis tuulekiirus, müra, et kõik tegelikult need andurid on olemas ja neid saab tegelikult kasutada nii-öelda neid kohti, et neid andmeid kätte saada. Muidugi energiasääst, üks põhilisi eesmärke. Meil tekib ka võimekus energiakriisidele reageerida, et kes mäletab siin võib-olla üle 10 aasta tagusest ajast juba, kuidas Tallinnas lahendati energiakriisi, kui elektriarvete tasumiseks raha nappis, siis vana hea Edgar Savisaare võte oli iga 3. linnavalgusti välja lülitada. Et kui meil oleks juhtimissüsteem, siis me seda tegelikult tegema ei peaks. Me saaks valgustustasemeid alandada vastavalt sellele, kuidas vaja on. Lisaks saab tegeleda ka energiajuhtimisega, kui luua salvestusvõimekused, siis see süsteem annab võimaluse siis vastavalt elektri-börsi hinnale energiatarbimist juhtida ja selle arvelt energiat kokku hoida. Me saame süsteemist siis infot toimimise aja ja seadmete toimimise ja seadmete kohta. Ja meil on võimalik ka kodanike kaebustele kohe reageerida. Näiteks kui teid häirib staadion, mis põleb teie kodu läheduses teie une ajal täis tuledes ja põhjustab teile valgushäiringuid, siis tegelikult, kui meil on olemas juhtimisvõimekus, siis me saame sellele kohe päevast 1 reageerida ja teha ümber näiteks selle staadioni valgustuse töögraafiku. Ja ongi tehtud. Täna tuleb selle jaoks kohale kutsuda tehnik, tuleb võtta valgustid alla, tuleb toiteblokid uuesti programmeerida, nii edasi. Vot. Ja hankega on meil, hanke eelteade on tehtud detsembris 2025 selle süsteemi hankimise jaoks ja kavatseme selle hankida juba sellel aastal. Ehk siis kui siin on ettevõtjaid, kes sooviksid seda teenust pakkuda, siis hoidke kindlasti riigihangete registril silm peal ja oodake ja vaadake, millal see hange siis tuleb. Mis on otsesed mõjud meie kõigi rahakotile? Tallinna linn, eks ole, maksumaksja rahastatud, siis me saame energiatarvet vähendada, me saame vähendada tipukoormusi. Me saame täpse energiatarve mõõtmise
mõõtmistulemuse teada, me saame seda ka võrrelda, ütleme siis elektriliinide tarbimisega ja me saame sellest ka eraldiseisvalt siis teada, kui meie võrgus on näiteks võõrtarbijaid või keegi meie võrgust energiat varastab. Täna seda ülevaadet lihtsalt ei ole võimalik saada. Rikete automaatne tuvastamine, sellest juba põgusalt rääkisin. Hoolduskulude vähenemine, kuna rikked on kiiresti lokaliseeritavad, ehk siis, et töömees juba teab, mis tööd ta tegema läheb, enne kui ta majast välja sõidab ja võtab vajalikud tööriistad ja vahetustarvikud endaga kaasa. Selle asemel, et minna tuvastada probleeme, neid pärast taga otsima minna ja teha topeltsõite. Kaugkonfigureerimine, me saame siis kohapealset tööd vajadus muutub väiksemaks, me ei pea enam koha peal käima asju kontrollimas ja energiatarvete parem kontroll siis tänu täpsele mõõte andmestikule. Aga sellel on ka kaudsed mõjud, et see ei ole lihtsalt suur kallis süsteem selle jaoks, et valgusteid timmerdada, vaid selle taga on ka palju muud. Sellel on ka kaudsed mõjud. Linn saab planeerida paremini oma investeeringuid, kui meil on täpne info olemas varade seisukorrast ja kuidas me neid kasutame. Varahaldussüsteemi täpsustamine ehk siis, et me saame komplekteerida erinevaid andmeid, mis meil on ja panna nad ühte maatriksisse jällegist, et teha paremaid otsuseid ja teadlikumaid otsuseid. Hoolduse töökorralduse optimeerimine, mõistagi, kuna hooldus põhineb tegelikel andmetel ja erinevate juhtimissüsteemide koondamine. Täna näiteks on kasutusel linnal väga mitu erinevat valgusjuhtimissüsteemi, millel igal ühele jaoks on oma keskkond. Selle keskkonnaga peab olema tuttav, seda peab oskama kasutada. Kui kõikide nende keskkondade asemel oleks üks keskkond, siis oleks võimalik hoolduselektrit kiiremini välja treenida, pluss ta töö oleks oluliselt lihtsam ja vigade arv ka ilmselt väiksem. Meil on võimalus kasutada ka valgustusvõrku IoT platvormina, sellest juba rääkisin. See on siis digitaalse värava lugu ja reageerimisvõimekus energiakriisist, sellest ka rääkisin, ja andmepõhine linna juhtimine. Kui kaugel me sellega siis oleme? 2022 tegime projektiga algust, kogusime lähteülesandeid, panime pilootalad paika ja 2023 tegime siis pilootprojektid. 2024–2025 on möödunud siis dokumentide ettevalmistuse tähe all, et minna hankesse ja sellel aastal siis plaanime selle hanke välja kuulutada. Ja rakendamise periood jaguneb 5 aasta peale, kuna meil täna ei ole Eestis ega ka lähimaades nii pikka ja nii suurt kogemust selliste süsteemide hankimisel, siis juurutamisperiood on pigem arvestatud pikem, et siis koostöös tulevase partneriga see välja töötada. Mis me veel teeme? Meil on olemas selline, 2024 läksime innovatsioonisprindile, mida korraldab Riigikantselei ja töötasime välja sellise kontseptsiooni nagu Streetlighter, kus me tahtsime saada ülevaadet sellest, millised valgustid ja nendele lisanduvad komponendid on meil võrgus olemas. Ja jõudsime omadega siis hooldushaljastus heakorratööde infosüsteemi, kuhu siis lisati ka valgustuse kiht, kus me täna saame informatsiooni sellest, millised valgustid meil täpselt kus asuvad ja küll aga me ei saa neid valgusteid juhtida. Me saame infot, seda, mis meil on olemas, aga selle käigus tuli välja tegelikult veel tõsisem probleem. Et asi tegelikult ei ole nii roosiline, vaid meil tuli välja probleem, et meil on liiga vähe andmeid oma võrgu kohta üleüldiselt, mida visualiseerida. B, need andmed on valesti struktureeritud ja sellega me täna tegeleme. See on terve loengu teema, see on olnud pikk teekond ja see jätkub senimaani, kuni see andmestik on korras, neid andmeid saab usaldada ja nende andmete põhjal saab teha otsuseid. Kui me ei oleks seda protsessi ette võtnud, siis me tegelikult arvaksime võib-olla, et asi on hästi, kuigi tegelikult ta seda ei ole. Nii, see oli nüüd selline
küllaltki tehniline sissejuhatus sellesse loengusse. Nüüd tuleb võib-olla pisut põnevam osa. Nimelt on meil käimas selline projekt nagu Art of Darkness. See on siis Euroopa Liidu poolt rahastatud programm, mis siis keskendub pimedust, loomi, linde, elukeskkonda arvestava valgustuse loomisele. Ja endale oleme valinud siis pilootalaks Tallinnas Hirve pargi. Selles programmis osaleb veel 5 linna. Kui nüüd peast meelde tuletada, ja siis üks on Oulu, kes on selle töögrupi juhtlinn. Siis on Prantsusmaal Montpellier, siis on Kopenhaagen, siis on Bologna ja võt praegu rohkem ei tulegi, aga neid on veel. Igatahes. Siit läks juba hooga läksin edasi. Meil on siis eesmärgiks luua väärikas ja atraktiivne ja arvestav ja kutsuv valgustus ja tõsta ka tajutavat turvalisust selles asukohas. All me võime näha siis seda, siin on praegu valgus on täpselt siia ekraani peale suunatud, et siin pimedat pilti näidata on suhteliselt kehva, aga see on siis see park pimedas, see alumine pilt ja ülemine on siis nii-öelda sinisel tunnil tehtud pilt või videvikus juba, kus valgustid põlevad. Et me näeme seda, et seal on sellised kerakujulised lambid, mis suunavad palju valgust otse õhku, me tekitame palju valgusreostust ja valgus ei ole seal tegelikult, kus ta selle pargi mõistes peaks olema. Et eesmärk on siis luua selline keskkond, kus inimene tunneb ennast hästi, aga on jäetud ruumi ka pimedusele ja pigem suunatud valgus just ainult nendesse kohtadesse, kus seda on vaja. Ja mis me siis selle raames teinud oleme? Me siis oleme kaasanud erinevad huvigrupid. Siin võite näha loetelu huvigruppidest, kes siis selle protsessi käigus on olnud kaasatud. Üsna selline pikk nimekiri. Ja oleme kutsunud neid huvigruppe oma nii-öelda kaasamisüritustele. Kaasamisüritustena on meil toimunud siis geriljavalgustus, kes ei tea, mis on geriljavalgustus, siis geriljavalgustus on selline aktsioon, kus siis inimesed kogunevad, teevad taskulampidega ära mingisuguse kiire valgustuslahenduse, teevad sellest pildi ja tavaliselt see on selline kodaniku aktsiooni vormis, et siis kodanikud saadavad linnavalitsusse pildi, et näed, on võimalik teha küll, vaadake kui äge, võtke, investeerige, tehke ja ehitage. Meie oleme selle nii-öelda siis linna perspektiivist võtnud kasutusele kaasamise formaadis, kus me kaasasime 16 TalTechi ja Eesti Kunstiakadeemia tudengit, andsime neile akuvalgustid, andsime neile filtrid ja 2 tunni jooksul siis lavastasime eeldisainitud stsenaariume otse Hirve pargis. Ja aktsiooni eesmärk on siis õpetada tudengitele eelkõige ja anda neile mingisugune tunnetus ja esimene emotsioon sellest, kuidas valgus siis ruumi mõjutab ja kuidas ta seda kujundab ja atmosfääri loob. Ja tõmmata avaliku tähelepanu siis Hirve pargi valgustusprojektile ja testida läbi kõik hullud ideed, mis on siis erinevatelt inimestelt kuuldud, endal pähe tulnud ja näidata, et kuidas siis valgus ja pimedus loovad koos ruumilise loetavuse. Pildistasime kõik need aktsiooni tulemused ka ülesse. Siin on näha siis suurem katsetus treppidel, kus me oleme katsetanud erinevaid lahendusi. Siin hoiavad siis tudengid käes nii-öelda lineaarvalgusteid ja matkivad nii-öelda trepi käsipuust tulevat valgustust. Siin on valgustus suunatud üle 1 astme, mööda trepiastet, seal on ta suunatud igale astmele ja lõpuks on tehtud siis selline huvitav värviline kompositsioon. Ja selle tulemusena jõudsimegi me esimese nii-öelda siis teadmiseni, et meil oleks mõistlik kasutada valgust, mis lähtub trepi käsipuust. Nii me sekkume kõige vähem selle ajaloolise trepi enda arhitektuuri
ja ei loo sinna täiendavaid elemente, vaid hoiame selle valguse nii-öelda distantsil. Ja mida me teada saime ka treppide osas, sellest ma võib-olla räägin natuke hiljem. Guerilla valgustus siis jah, siin mõned pildid veel ja kokkuvõtteks siis, et kuidas see üritus meil õnnestub. Me panime selle sündmuse siis kavasse, Tallinna Valgusfestivali kavasse ja mis siis juhtus, oli see, et me lasime pargi pimedaks, et hakata seda katsetust tegema. Avalik huvi oli väga suur, inimesed tulid kohale, 100 inimest oli meil seal pargis ja kõik küsivad, et kus see valgusshow hakkab, kus see hakkab. Ja me pidime neile pettumust valmistama ja ütleme, et valgusshow'd ei ole, et kas te lugesite sündmuse kirjeldust, et me teeme katsetusi, te saate vaadata, arvamust avaldada ja vajadusel soovi korral ka kaasa lüüa. Selle peale saadi mõnevõrra pahaseks, aga siin on paar olulist õppetundi. Meie jaoks oluline õppetund oli see, et ootuste juhtimine selliste sündmuste puhul on äärmiselt oluline. Me peaksime ikkagi tegelikult võib-olla üle toonitama, et tegu ei ole valgusshow'ga, aga see on õppetund tulevikuks. Loomulikult saime me õppetunnid, kuidas seda teha selliselt, et ta oleks vaate mängulisem, aga eelkõige saime me sealt indikatsiooni, et inimesed Hirvepargis ootavad sellist tegevust ja see on tervitatud. Ja sellest tulenevalt siis tegime ka mõned järeldused sellest mõne hetke pärast. Mis üldse on kaasav kujundamine? Et kaasava kujundamise protsess on siis suunatud kõigi huvigruppide kaasamiseks sellesse projekteerimise protsessi. Meil on põhimõtteliselt 3 segmenti, keda me tahame kaasata. Meil on kasutajad, kes on siis kohaliku kogemuse eksperdid, kes kogu aeg seda keskkonda kasutavad, oskavad anda tagasisidet, väga väärtuslik tagasiside. Siis meil on uurijad, teadlased ja just teadlased, kes siis vahendavad ja tõlgendavad siis huvigruppide vahel neid ideid ja nende teostatavust. Ja siis on professionaalid, professionaalsed kas siis valgustusdisainerid, arhitektid, maastikuarhitektid, elektrispetsialistid, kes siis panustavad oma professionaalse teadmisega selle projekti õnnestumisse. Mida me siis selle kaasamise protsessis üldse teeme? Et me oleme tänaseks teinud ära stsenaariumite mängu. Soomlased on tootnud väga hea linnaruumi, see sobitub üldiselt ka linnaruumi keskkonda kavandatavate projektide nii-öelda ideestamiseks väga hästi. On üks selline stsenaariumite mäng, et kui Tallinna linn kunagi kutsub teid stsenaariumite mängule, võtke kindlasti osa. See on väga põnev, on väga põnev. Valid endale karakteri, valid endale ja siis hakkad teda kirjeldama, et mis on tema vajadused, seda pargist lähtuvalt aitab endal ka kastist välja mõelda. Siis KIS jalutuskäigud, kutsusime inimesi üles jalutama ja KIS kaardi peal siis märkima ära, et kus on nende jaoks seal atraktiivsed kohad ja seal oli neid küsimusi palju. Siis Guerilla valgustus, millest teile just rääkisin. Siis meil oli kontseptsiooniloome töötuba, kust meil käis Soomest valgustusdisainer Antti Hiltunen rääkimas sellest, kuidas üldse siis seda kontseptsiooni, valgustusdisaini kontseptsioone luuakse. Avalikkus oli kaasatud ja tulid ka mõned külalised. Siis kui tänaseks oleme me projekteerimislepingus, projekteerijaks on Aruna Ehitus OÜ ja lahenduse avalik tutvustus on planeeritud juunisse 2026. Ja sellele järgneb ka siis, või eelneb arhitektuurse valgustuse testimine, mis nüüd juhtub siis lähiajal, kuhu on ka tegelikult kõik inimesed oodatud ja samuti on sinna kaasatud ka spetsialistid. Mida me siis kohalikus kontekstis õppisime sellest kaasamise protsessist ja mis siis nõuded tulid kaasamisest meile hankeprotsessi kaasa. Me saime teada, et
tervikliku valgustuslahenduse loomiseks ja liikuvuse parendamiseks on vaja renoveerida trepid, sest me ei saa trepi seest teha kaabeldust, kui trepid ei ole korras ja kui me hakkame juba trepi seest tegema kaabeldust, ilma et me teeks trepid korda, siis on tegu kilplase tööga. Ehk siis otsustasime ka tellida renoveerimisprojekti treppidele ja sellega hiljem koos muinsuskaitseosakonnaga realiseerime. Me loome püsiva TMX kaabelduse valgusshowde tegemise jaoks. TMX kaabeldus on siis vajalik RGB valgustite jaoks. Ja loome ka erinevad pistikud valguspuldi jaoks näiteks, et me saaksime need valgustid ühendada. Ja siis on tulevikus ka valguskunsti ja valgusshowde loomine märgatavalt lihtsam. Me panime sisse valgustusdisaineri kaasamise kohustuse. Seda on mõnel puhul juba Tallinna linna valgustusprojektides kasutatud ja kasutatakse ka kindlasti tulevikus selliste tundlike objektide puhul kindlasti edasi. Siis valgustusdisainerile panime kohustuse, et ta peab osalema kõigil kaasamisüritustel, kaasa arvatud tutvustama oma eskiisi siis laiemale avalikkusele. Ja et floorat ja faunat kaitsta, siis on meil vaja luua jah, siin on jäänud lause poolikuks, aga meil on vaja luua siis erinevaid lahendusi, mis siis kaitsevad floora ja fauna elu. Selleks eelkõige võiks olla näiteks sama dünaamilise punase valgustusgraafiku loomine, ehk siis, et südaöösel oleks meil valgustus punane, mis on tõestatult punane siis oma laine pikkuselt, segab kõige vähem inimeste, loomade, putukate, lindude siis ööpäevaseid tsirkadiaanrütme ja ei sekku siis nii-öelda loomade sigimis ja tsirkadiaanrütmilistesse protsessidesse. Siis meil on vaja tegevused tsoneerida, meil on vaja kaardistada ära kustsoonides täpselt millised tegevused tehakse, see on meil tänaseks ka tehtud. Ja interaktiivsuse soov, et vajadusel oleks võimalik siis mingisuguseid stsenaariumeid inimestel ise pargis käivitada. Ja see dünaamilise punase valgustuse kasutamise taga on siis kirjas loodetavasti. Me küll projekteerime selle kindlasti valmis, aga see kõik sõltub siis sellest ehitusmaksumusest, kas meil ka jõud üle käib, et see välja ehitada. Loodame, et see õnnestub. Ma olen natukene liiga põhjalikult ette valmistanud. Mul oleks umbes poole tunni jagu veel juttu, aga kuna minu aeg hakkab siin laval otsa saama, siis tänan teid kuulamast. Kui mõni teema huvitas või tahaks lähemalt kuulda, siis olen veel mõnda aega siin, saate tulla jutustama. Aitäh teid kuulamast. Kena päeva jätku.